Tere! Meil on siis ideekonkursid, arhitektuurivõistlused ja see teema on tegelikult päris suur. Sellest tulenevalt ka meie meeskond koosneb mitte ainult Linnavara-ametist, vaid ka linnaplaneerimise ametist, peaarhitektibüroost ja üldiselt büroo ametist ning samuti ka Arhitektide Liidust, kellel kõigil on oma roll ja mitte ainult meid koosne ametitest, vaid ka ametisiseselt on hankesektoril väga suur roll, kelle rolli tegelikult tihti ka alahinnatakse. Ja see probleem ongi see erinev suhtlus, et kui me alustasime esimesel päeval selle probleemi kirja panemisega, siis minu meelest see skeem ütleb väga hästi, et siin puudub igasugune süsteem. Me keegi aru ei saa, keda peab kaasama, kus, mis tuleb, mis info. Ja siit kui kokku võtta, siis meie põhiline probleem ongi, et me ei saa sellest protsessist ühtselt aru. Ja tänu sellele tekivad väga palju negatiivseid emotsioone. Keegi ei taha neid ideekonkursse ja tänu sellele tekivad ka ajalised viivitused ja tehakse topelt või kui mitte, siis 3 korda rohkem tööd, kui peaks. Peale, et probleemist paremini aru saada, mitte ainult siis ametite siseselt, vaid ka väljaspoolt, me viisime läbi 11 intervjuud, 2 kohtvaatlust. Me küsitlesime nii hankekeskust, hankesektorit, projekteerijaid, pakkujaid ja nii lähteülesande koostajaid kui ka teisi omavalitsusi täpselt ja ka projektijuhte, kes siis peaksid seda protsessi juhtima. Ja selle tulemusena me oli põhilised taipamised ongi, et me oleme sellest probleemist oleme probleemist õigesti aru saanud. See ongi segane. Keegi täpselt ei tea, mille eest ta vastutab ja kuna see otsus sünnib. Samuti, et pakkujad ei tee vahet Tallinna linna erinevatel ametitel. Sellepärast see protsess peab olema ühtne. Ta peab paistma Tallinnast väljapoole, et see on üks tervik ja kõik ametid on ühtselt aru saanud. Ja tore taipamine oli see, et ideekonkursites ikkagi nähakse väärtust, et nad ei ole nii-öelda tüliks. Ja kui me liikusime edasi, me panime selle ideaalse protsessi kirja ja siin on näha, et see protsess on pikk, see on vähemalt 9 kuud. Me leppisime kokku põhilised kokkulepped, tehti erinevate ametite vahel, erinevate sektorite vahel. Ning seda protsessi me hakkasime siis testima ja meil oli 8 testijat ning kelle hulka kuulusid siis nii EAL-i esindajad, linnaplaneerimise esindajad, hankekeskus, Linnavara projektijuhid ja muidugi ka siis peaarhitekt ise ning Linnavara ametijuhataja. Tänu millele toimusid ka siis esimesed kokkulepped, mis minul ja Mael on siis juba kirja pandud ka, millest siis taganeda ei saa. Aga põhilised probleemid, mis testimisel tekkisid, olid ikkagi see eelarve läbipaistvus, et kuna see eelarve ikkagi tekib. Samuti see otsustamise protsess ja kes mille eest vastutab ning aja planeerimine. See aja planeerimine alati alguses on meeletult kiire, mis siis vähendab seda kvaliteeti lõpuks. Selle tulenevuselt siis protsessi algust me siis korrigeerisime vastavalt siis märkustele ja nüüd siis me peaksime hakkama seda ellu viima. Et meil tegelikult on hästi suur töö tehtud, meil on kokku pandud see suurem skeem, tehtud on esialgsed kokkulepped. Seega nüüd on vaja lihtsalt see panna ilusasti paberile, kaasata erinevad osapooled ning hakata siis selle järgi tegutsema, et järgmine ideekonkurss toimuks vastavalt sellele protsessile. Ja et see tunnuslause, mis meil oli see, et ainult head arhitektuurikonkursid.
et meie tunnuslause oli siis ainult head arhitektuurikonkursid. Et see otsustus oleks selge ja järgmine etapp ongi siis see arhitektuurikonkurside juhend, et oleks üks dokument, kus see protsess siis kajastub. Aga jah, et me kõik saime ühe laua taha, siis see oli see põhiline see moment, kus hakkasime taipama seda probleemi, et mitte ainult hankesektoril ei ole probleem, ka meil on probleem, minul on probleem, pakkujatel on probleem, et see, et me saime ühe laua taha, et see oli see põhiline nii-öelda see lahendus. Suur aitäh teile. Hästi põnev kindlasti, ma ütleks, teie tiimi puhul oligi tõesti see, mida te siin lõpus ka ise välja tõite, et kuivõrd jällegi eripalgeline ta oli. Et teil oli ju erasektor oli sisuliselt ju seekord ka selles potis. Kas Liina, sa oled nõus ütlema, kuidas oli töötada koos meiega sprindis? Ja, olen küll nõus. Tere, Liina Soosaar Arhitektide Liidust. Olen võistluste koordinaator liidus. Äärmiselt hea meel, et meid kaasati ja see võimalus anti. Mina pean ütlema, et võib-olla üks nagu selliseid toredamaid taipamisi oligi see, et kui arhitektuurivõistlused on üks hankevorm, see on võib-olla lihtsalt selgituseks, et nagu hankemaailm tundub selline nagu võib-olla kivistunud, kõik asjad on paigas, hankeseadus ütleb kõik asjad ette, siis tegelikult see nii ei ole. Minu arust seda oligi tore nagu näha meie protsessi käigus ka, et Linnavaraameti hankeinimesed ise olid enamus aegu kohal ja ka nagu tõstatasid küsimusi, pakkusid ise lahendusi ja nagu mõtestasid enda tööd ja protsessi ka, et kuidas see võiks olla parem ja kuidas see võiks olla nagu kõigile arusaadavam. Et minu arust see oli tore, et me ei pea mõtlema asjadest niimoodi, et nad on niimoodi ja nad peavadki niimoodi olema ja mitte midagi kunagi muuta ei saa, vaid tegelikult saab. Tuleb lihtsalt nagu korraks nagu paus võtta ja mõelda, kuidas saaks. Aha, nii. Töötab? Aitäh, mulle tundub, et on ka väga tore töö on ära tehtud. Olen ka Arhitektide Liidu esindaja, et nii hea meel, et see protsess on kirjas, et kohe ongi see küsimus, et üks on see, et tekib see juhendmaterjal, aga mulle tundub, et see peaks nagu kõigile osapooltele kogu aeg hästi kättesaadav olema, et nii Arhitektide Liidule kui koostööpartnerile, kolmandatele osapooltele, projekteerijatele ja nii edasi ja siis loomulikult linnas endal ka, et kuna teie olete siis kaks ametit, kes täna kaasatud oli, aga kuna linnas on veel ameteid, võistlustega puutuvad kokku Haridusamet, KEKO ja nii edasi, siis et mis on teie järgmine samm nii, et see protsess oleks alati kättesaadav ja et kõik osapooled saaksid hästi lihtsalt vaadata, et kui hakatakse nagu jälle käsitsi midagi tegema, et ei mindaks nagu selle käsitsi juhtimise juurde või tuldaks alati siis selle kokkulepitud protsessi juurde ja tehtaks nii-öelda süstemaatiliselt neid asju. Testimise käigus me tegelikult juba kaasasime hankekeskusi juristi Viviani ja sealt juba tekkis ka teatud kokkulepped ja ma arvan, et põhiline eesmärk on nüüd see ilusasti ära vormistada ja tutvustada siis hankekeskusele läbi meie hankesektori, kes siis viivad selle nii-öelda ühtsele vormile, sest need ideekonkursi hankeid hakkab ikkagi läbi viima ju hankekeskus praegu, et ma arvan, et see on siuke, muidugi tuleb Kommunaal- ja ametile ka tutvustada siis meiepoolset protsessi. Ait kommenteeris, et tulemit võiks tutvustada laialt. Jah, et mina näiteks võin jagada seda, et minu meelest, kui me KEKOs oleme teinud erinevaid muudatusi, siis päris hea praktika on olnud see, et tegelikult me oleme teinud need avalikud infotunnid, millest pärast salvestus jääb veel sinna YouTube'i ülesse. Et see on lihtsalt hea hetk nagu inimesed kokku kutsuda, jagada. Materjali peab kindlasti olema ka mingisugune veebipesa või mingi koht, kus sa saad alati uuesti minna vaatama, aga linna sees vähemalt selleks, et nagu välja kuulutada, et meil on midagi uut, toimuvad need päris hästi. Aga Mae? Jah, mina olen Mae Köömnemägi peaarhitekti büroost enne ütlemata, aga ma arvan, et kuna meil on veebilehel praegu arhitektuurikonkurssidel oma pesa, siis ma arvan, et mingi hetk sinna juurde saaksimegi lisada selle juhendi ja ma arvan, et see protsessi kaart võiks olla tegelikult selle juhendi osa ja meil juba on tegelikult plaanis nii-öelda erinevatele ametitele
konkurssidele nagu käia seda tutvustamas nii või naa. Et esimesed kohtumised on juba nii-öelda kokku lepitud, aga tõesti, et võib-olla me peaksime tegema mingi infotunni ka nii-öelda ametite üleselt siis. Tuli meelde praegu, kõige esimene sprint, mis me Tallinnas tegime, siis mina sprintisin ühe Gecko tiimiga projekteerimistingimuste teemal ja tegime ühe selle oma Miro skeemi, panime Telpa kodulehele ülesse. Tundus, et mingi skeem, meie enda töövahend ja nii lahe. Mina kuulan, minul on juba mitu inimest öelnud, et nad käivad seda skeemi kogu aeg vaatamas, ajavad sealt näpuga järge. Nii et võib-olla ka lihtsalt seesama, et kui teil on see Miro board'ile, tõstate eraldi board'ile ja siis nagu teete avaliku lingi, et siis juba tegelikult ka inimesed leiavad, kes seda otsivad, leiavad üles. Nii, Joelil on internetist küsimus. Internet räägib. Nii, või küsib, kas arendajaid ka intervjueerisite, mis te sealt teada saite? Täiendavalt kommentaari juures, et nende intervjuust tuli välja, et arendaja jaoks oleks vajalik näiteks keskkonnateemade kajastamist konkursside läbiviimise juhendis. Aga mida teie teada saite? Meie küsitlesime 3 arhitektuuribürood ja see tagasiside ei olnud üksnes ainult ideekonkursside raames, vaid see tagasiside oli üleüldine nii-öelda siis linna projekteerimiste ja projekteerimiste kohta eelkõige. Et seal sai väga palju sellist muud olulist infot. Et kui see küsimus oli, et me küsitlesime arendajad, siis jah, me tegime seda. Ma täpsustan, et võib-olla selle sprindi raames me tegelikult keskendusime hästi palju linnavara ja linnaplaneerimise ameti ühistele konkurssidele, mis käsitlevad siis hooneid, mida tellib linn. Ja linn tellib veel ka avalikku ruumi, mida me siin kontekstis ei käsitlenud. Et võib-olla meie järgmine samm on ka keskkonna kommunaalametiga seotud avaliku ruumi konkurssid nii-öelda selle protsessi kaardi najalt siis ka läbi käia ja siis järgmine samm oleks siis nagu arendajatega koostöös siis need konkursid, mida arendajad teevad nii-öelda koostöös linnaga, aga rahakott on nii-öelda nende rahakott ikkagi, et praegu me rääkisime nii-öelda linna rahakotist. Aga suur aitäh teile. Ma saan aru, et teie jaoks sprint päris läbi veel ei saanud. Tuleb siit veel on tükk tööd teha, aga nii vahel sprindiga juhtub. Aitäh teile.